Tere tulemast tagasi ja täna on siis teine episood ja tänases episoodis on meil plaan mängida oma esimene Champions League'i mäng. Vaata liiga ajaga sama hästi, kui meil praegu läinud on. Meeskond, kellega mängime, on väravas Ter Stegen, paremkaitses Emerson, keskkaitsepaar on Piqué, Lenglet, vasakul pool alustab Jordi Alba. Keskväljakul on meil De Jong Tonaliga, paremal ääres Sancho, vasakul pool Fati ja ründeliinis on Neymar koos Mbappega. Ja mäng toimub Osasuna kodustaadionil. Osasuna lükkab palli läbi keskväljaku nüüd käima ja pall läheb kaitseliinile. Pressimas Perez eksib sööduga Emersoni pall. Emerson leiab De Jongi ja mida De Jong teeb, De Jong leiab Fati leiab Alba ääre peal. Alba lükkab palli kaitseliinile Lenglele, Lenglet lükkab edasi Piquéle. Vasakul ääres mängib keskele. Piqué teeb hea täkkeli ja siin eksib De Jong sööduga. Siin tuleb esimene löök, tuleb Osasuna jaoks. See läheb küll raamist mööda. Tuleb Neymarile. Neymar kaotab Avilla vastu palli. Tonali võidab selle palli ja leiab Mbappe ilusa sõduga. Ja Mbappe läheb. Ja Kylian Mbappe teeb siit 1-0 25 minutil. Ilus värav Mbappe poolt ja siin on nüüd Osasuna 1-0 maas Barcelona vastu. Perez eksib sõduga, Jordi Alba võidab selle, leiab Fati ääre peal. Fati keskele Neymarile. Neymar edasi Mbappele. Mbappe läheb taas kord. Ja oi, ilus tõrje värava poolt, väga ilus tõrje Herrera poolt. Mbappele. Mbappe teeb mehega 1-1. Läheb löögile, kaitseb ilust ette. Teine pall siin kaitsema ja tuleb uuesti pikk pall ette. Fati, Alba. Fatile kaugelt löögile, Neymar teine pall Neymar oma ja Neymar lööb seisuks 2-0. Osasuna 0, Barcelona 2. Väga ilus värav Neymari poolt. Sellega on lõpeb meie esimene poolaeg. Väga hea mäng meie poolt ja seisuks on 2 Barcelona jaoks, 0 Osasuna jaoks. Mbappe alustab palliga, likkab palli Neymarile, Neymar De Jongile. De Jong Piquéle, Emersonile edasi. Emerson nüüd palli Ter Stegenile. Välja Oier ja mängu Koopmeiners. De Jong leiab Tonali. Tonali Fati. Fati läheb löögile, kaitse jääb ette, siit tuleb vist nurgalöök nüüd. Paneb palli kasti. Seal on Frankie De Jong. Väravastab ilusti käe vahele. Fati läheb pall. Fati proovib kaugelt. Fati läheb kaugelt ja väravastab väga hea tõrje ikkagi. Neymar paneb palli taha kasti Fatile. Fati siin saab löögile taaskord minna, kaitse jääb ette. De Jong, pall keskele, aga Mbappe sinna ei jõua. Sancho näitab võimalust oma trikiga. Läheb läbi ja saab löögile minna. Sancho lööb nüüd 3-0 ära. Väga ilus soolo värav. Pole muud öelda. Siin nüüd Osasuna alustab taaskord söötud läbi kaitseliini. Siin on Ter Stegeni poolt timeline tõrjet tuua ära Osasuna ilus löök. Liikumas, Fati saab nüüd minna. Fati on kastis, paneb palli kasti, Neymar taha posti, kuid Herrera on seal vahel. Sancho läheb, võtab ise äärevalt ette, aga kaotab palli siin. Ja see peaks olema mängu viimane olukord ka. Emerson saab ilusti vahele ja Sancho ka. Ja sellega lõpeb mäng. Seis Osasuna 0, Barcelona 3. Ja sellega on lõppemas suvine transfer window ja meie tegime siukseid oste, et me ostsime 516 miljoni eest endale mängijaid, kelle seas olid siis Emerson, Mbappe, Tonali, Neymar Junior, Sancho, Upamecano ja välja laitsime klubist nimed nagu Roberto, Artur, Semedo, Rakitic, Turan, Vidal ja paljugi teisi. Meie 4. liiga mäng on toimumas Camp Nou taaskord ja mäng on Valencia vastu. Me lähme sellele mängule peale koosseisuga väravas Ter Stegen, paremkaitse Emerson, keskkaitses on Piqué koos Lenglega, vasakul alustab Alba. Keskväljakul taaskord De Jong Tonaliga, vasakul äärel Fati, paremal pool Sancho, Neymar ja Mbappe ründeliinis. 4. liiga mäng sellest otsustab, et kui me selle mängu võidame, siis me oleme arvatavasti La Liga liidrid ja jätkame seal positsioonil. Praegu on päris mitu klubi 9 punktiga esimesel kohal. Aga alustame siin Mbappega pall Neymarile. Neymar edasi Tonalile. Tonali läheb Fatit jooksmas, pall läheb Fatile kiiruse peale. Florenzi on vastas. Ja Florenzi saab küll vahele, aga Fatile ja pall, Fati paneb palli kasti ja siin on Jasper Chillisson vahel.
ikkagi Neymar kaugelt ja Neymari löök ebaõnnestub ja pall jõuab Justin kätte. Pape ja eksib sööduga Neymarile. Carlos Soler parema ääre pealt tõusmas taaskord. Ja sellega lõpeb poolega ära siin. Seis on 0-0. Fati on Papele. Fati on tõusta ääre pealt. Tõmbab ära. Neymar on nüüd kasti ääre peal. Läheb löögile, esimene löök ei lähe. Teine löök Jasper Cillisteni poolt. Väga ilus tõrje. Pall kasti Neymari poolt. Piqué pea peale. Piqué läheb löögile ja pall läheb vist Frankie de Jongist värava. Nurgalöögist Piqué saab löögile Frankie de Jongi vette ja pall põrkub värava. De Jongi käest põrkub pall värava. Ma päriselt oleksin kohe varrunud ja vaadatud üle, et kas oli käsi või mitte. Soler, Fati vastas, pall kastib. Seal Edin Dzeko, palli peasi kasti ja Ter Stegen teeb imelise tõrje, kuid õnneks oli Maxi Gomez suluseisus. Fati võtab ise nüüd ääre pealt ette. Florenzi on vastas, võtab Florenzist mööda. Florenzi on nüüd maha magatud juba oma olukorrast. Fati läheb kasti välja, aga Florenzi jõuab lõpus järgi. Alba Tonalile, Tonali de Jongile, De Jong leiab Mbappele. Mbappe saab teha, Mbappe teeb löögi vette, mängs kaitse üle ja läheb löögile, kuid siin jääb kaitse ette. Taaskord tuleb Barcelona nurgalöök. Kuusa pall tuleb seekord Neymari poolt. Taaskord tuleb Piqué peale, aga Cillisten on vahel seal. Pall kukub Fatile. Fati saab kaugelt minna, kaitse jääb ette, Cillisten hüppab, aga ilus kaitseblokk praegu. Pall kasti. Oi, milline eksimus. Jordi Alba ja Ter Stegeni vahel, milline eksimus. Ter Stegen tuli palli korjama, aga Jordi Alba ei arvastanud sellega ja lõi palli otse Solerile jala peale. Soleril oli vaja suunata, pall vaja suunatakse tühja võrku ja seda ta tegi. Vaatame korra uuesti. Jordi Alba läheb, lööb ära, aga Ter Stegen on seal juba palli valmis korjama. Eksimus, siis on 1-1, 71 minutit mängitud, Barcelona on kindlasti vaja väravat, et olla liiga juhter. Fati otsib siin Mbappet. Mbappe kaugelt läheb löögile ja siin Mbappe tõmbab ilusti mängija üle tühi kohta ja läheb välisküllega Jasper Cillistenile värava ära. Kiiresti Barcelona vastas sellele riigi väravale ja näitab selle, et ikkagi me suudame mängida mänge, kui ma olen riigis ja kaotame. Jasper Cillisteni jaoks täiesti võimatu löök. Mängida veel 15 minutit, seis on 2-1 Barcelona jaoks. Maab üle sealt äärekaitse Costa. Neymar leiab De Jongi, De Jong on kastis. Mida teeb De Jong? De Jong läheb keskelt Mbappe. Mbappe läheb löögile, kaitse jääb ette ilusti. Tyson tõusmas parema ääre pealt. Jordi Alba on vastas ja Jordi Alba lööb palli auti. Ja sellega lõpeb teine mäng sisuga Barcelona 2, Valencia 1. Meie esimene Champions League'i mäng toimub siis Borussia Dortmundi vastu ja mäng toimub nende kodustadionil. Koosseis, millega peale lähme, on sama, mis on olnud viimased 3 mängu. Kohtume juba mängus. See mäng on kindlasti tekkimas palju huvi just, et selle jaoks, et kuidas Barcelona saab hakkama oma Champions League'i esimese mänguga üle pika suvise pausi. Kuulame ka ühe hümni. Por ver cómo afrontan la Champions estos equipos. Ya sabes que a veces su juego en Europa no tiene nada que ver con lo que hacen en la Liga. Vastamas siin Erling Haaland, pall lahti. On siin kännil ruumi tõusta. Jordi Alba juba vastulikult selleks, pall tuleb kasti, Alba jääb ette. Milline sööt, aga õnneks on nad kõik suuseisus ja Ter Stegen oleks sinna palli jõudnud. Mbappe näeb Neymarit jooksmas. Vana klubi koostöö. Eba oleks võinud õigele minna siit, aga Neymar ei läinud veel. Neymar De Jongile. De Jong värav ees ja De Jong lööb värav eest ära siin Roman Brückile. 16 minutit on mängitud. Seis on 1-0. Värav sööb Neymari poolt ja De Jongi poolt värav. Kuidas vastab Dortmund sellele väravale ja kuidas nad mängima hakkavad, seda me näeme selle poole jooksul veel. Neymar võtab kiiruse ette, saab mööda siin
Pape. Fati jääb pall kasti. Fati saab uue võimaluse panna palli kasti taha posti Neymarile. seal on Hummels vahel. siin nüüd parema ääre poolt Marko Reis tõusmas. paneb Hakimile, Alba võidab selle palli. nüüd on Fati saab võtta siin kiirusega ette, aga ei lähe võtma. De Jongile sööt Sancho poolt, Sancho eksib sööduga. ja nüüd siin on võimalik tulla. ilus pikk pall ette, aga Ter Stegen on seal vahe ja lööb palli sütata kauti. paremalt poolt äärest sissevise, Hakimi. Marko Reis saab panna palli kasti, kas ta teeb seda, ei tee, ta mängib Hakimile. Hakimi on ise kastis, mis on palju ohtlikum. tuleb löök Emre Cannilt, aga ta lööb palli natuke mööda võrra. Cannil on Klee vastas, saab Lengleest mööda. Cann paneb ääre peale väga ilusti palli. Royce, Cann, Lenglee jõuab juurde. ja sellega esimene pool läheks 6 Barcelona jaoks 1, Dortmundi jaoks 0. Mbappe lükkab palli käima Neymarile. Neymar De Jongile, De Jong viib läbi kaitseni nüüd Emersonile. De Jong ilus sööt Sanchole. nüüd kas Sancho töötab oma kodukulvi ette võtab. üritab siin leida palli, aga ilusti saab löötud ära seal. Haaland Hazardile. Pikele pappi, Pike mängitakse üle. Pall taha posti, aga Sandro Tonali on vahel seal. ja me teeme ära siin oma esimesed 2 vahetust. esimene vahetus on see, et välja lööb Ansu Fati ja ründeliini tuleb appi Luis Suarez. teine vahetus on välja Sandro Tonali ja keskväljale Toyota Upamecano. Upamecano juba läks jõuliseks. Haaland tühi värav Ter Stegeni poolt, milline tõrje Ter Stegeni poolt. ja siin saab Barca suuresti löögile minna, aga see palli lööb ta üle. Upamecano on tegelikult siukse oma olemuse poolest keskkaitsja. Mbappe, pall kasti Suarez'e pea peale ja Luis Suarez tuleb ja lööb ära. 2-0. Dortmundil on veel võimalust, aga kui nad ei hakka ründavalt mängima, siis Barcelona saab selle mängu kinni suruda. näeb Suarez. Suarez on siin kasti ääre peal ja siin võetakse kahekesi maha ja siin on nüüd küll väga hea olukord Barcelonale. Neymar läheb löögile ja Neymar keerutab selle palli ilusti ristnurka. väga hästi keerutab üle müüri ja täpselt sinna lati ja posti kõrvale. väga ilus. siis on 3-0, 74 minutit mängitud. kas siin tuleb juurde neid väravaid või mäng jääb selliseks? Hakimi pall kasti, Lenglee on vahel. Haaland pall Hakimile, Hakimi ääre peal. kasti taha posti, seal on Hazard, aga vahel on Emerson. oli ju värav, ei Dortmund toob äkki ühe oma auvärava. Suarez näeb Sanchot jooksmas, paneb Sanchole, Sancho on läbi. ja oi, Sancho proovis siin minna nüüd Vertongeni vastu, ei, Hummelsi vastu ja Hummels sai jala ette, aga sellega lõpeb meie esimene Champions League'i mäng. seis Dortmund 0, Barcelona 3. ma tänan teid kõiki vaatamast ja kui teil on idee, mida järgmine kord teha paremini või mida muuta, siis jätke see kõik kommentaariumisse. ning arvatavasti ma teen, see on mu viimane siis seeria FIFA 20 ja siis hakkan tegema 21 Ultimate Team'i Road to Glory't. ja kui te sellest huvitatud, siis öelge, et mida seal võiks teha täpsemalt ja alati pakkuge välja ideid, kuhu video tuleb. kohtume juba järgmises episoodis.